Kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? Tema vastab pigem ei. Nii. Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Tema vastab jah. Kas transsooliste õigused on teema, millega riik peaks rohkem tegelema? Mare-Liisa Veiser ütleb ei. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Mare-Liisa Veiser vastab jah. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Mare-Liisa Veiser vastab jah. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? Ta vastab pigem ei. Kas on õige, kui naine seab karjääri pere laste kasvatamisest ettepoole? Ja vaadake, ta vastab pigem ei ja see tipp-poliitiku kohalt on täiesti konservatiivselt adekvaatne vastus, et ma olen nagu väga uhke Mare-Liisa Veiseri üle. Nii. Aga käime need parempoolsust ja vasakpoolsust mõõdetavad küsimused ka ära, et kas rikkad peaksid rohkem makse Ta maksma? ütleb pigem ei, väga hea. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse Ta ütleb maksma? ei. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? Ta vastab pigem ei. Kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? No vot siin ta vastab pigem ei, ehk seega ta on rohkem vasakpoolne vaade, mis arvab, et riigil peaks olema siiski osa majanduse funktsioone endale jätta. Kas inimesed peaksid ise rohkem oma pensioni eest vastutama? Ta vastab pigem ei, mis tähendab, et ta on taas rohkem vasakpoolne vaade, et inimesed peaks rohkem riigi peale lootma. Kas riiklik alampalk on vajalik? Ta vastab jah ja nagu me ütlesime kristlikust vaatenurgast on see väga õige. Kas majanduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvelt? No siin ta vastab pigem jah, ta läheb vastuolu kristlike vaadetega, kuna loodus on ju Jumala loodu ning, aga nagu me ütlesime, saate teada esimesest episoodist.